Oleme tulnud siia Veespa hotell- ja konverentsikeskusesse, kus 11. ja 12. oktoobril toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil koostöös Sotsiaalministeeriumiga aasta suurim sotsiaaltöö valdkonna konverents. Teemaks on, kuhu ja kellega liigub sotsiaaltöö. Oleme tulnud ka oma Tervisetasku saatega vaatama, milliseid ideid ja mõtteid siin tekib. Läheme vaatame. Ja mul on hästi hea meel siin olla ja näha, mis inimesed mõtlevad ja tunnevad, sest ajad on keerulised ja ma arvan, et see koos olemine on väärtus omaette. Minu esimene küsimus olekski, et inspireerituna konverentsi pealkirjast, siis kuhu ja kellega liigub täna sotsiaaltöö? No kuhu liigub üldse maailm või ühiskond, siis ma just selle nädala alguses olin Luksemburgis Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööministrite kohtumisel ja seal ka ühte sõnavõttu alustasin, et ilmselt tavaline olukord meie jaoks saab olema edaspidi nii nagu viimastel aastatel kriisiolukord. Ja kui me mõtleme, et mida tähendab kriisiolukord inimeste jaoks, siis see on ebastabiilsus, teadmatus, see võib tähendada majanduslikult tagasilööke, töökoha kaotus, sissetuleku langust, see võib tähendada ka tegelikult vaimse tervise muresid suuremal hulgal ja sellisel juhul me vaatame kuhu, me vaatame sotsiaaltöötajate poole. Ehk mida ma tahan öelda on see, et need olud on keerulised ja sotsiaaltöö ja sotsiaaltöötajad minu hinnangul muutuvad järjest olulisemaks. Kui me varasemalt kujutasime ette, et sotsiaaltöö on midagi, mis on nagu päris abivajajatele, siis tänane sotsiaaltöö, mis on oluliselt edasi arenenud, on hästi suuresti ennetava iseloomuga ja me otsime neid võimalusi ja lahendusi, kuidas inimesi abistada enne ja me püüame nad ka kinni enne nii-öelda. Ehk et meil on vaja sotsiaaltöötajaid juurde, see on murekoht ja meil on tarvis, et sotsiaaltöötaja ise oleks vastupidav, säilenõtke, tugev, kompetentne, teadmishimuline ja ma arvan, et see konverents aitab sellele kaasa, nagu ka koostöö Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooniga. Kui nüüd võttagi siit teie mõttelõngast kinni, et kuidas hoida neid tänaseid sotsiaaltöötajaid, kes juba on tegevad ja neid tulevasi sotsiaaltöötajaid, kes täna alles õpivad, et kuidas hoida seda nende töörõõmu ja tegutsemishindu selles keerulises valdkonnas ja tänases olukorras? No ma arvan, et inimene saab olla enesekindel, kooskõlas iseendaga ja pakkuda siis ka teistele abi ja tuge, kui ta on kompetentne, tal on töövõtted, mis päriselt aitavad inimesi, kui tal on võrgustik ja partnerid, kui on sotsiaalteenuseid, mida on võimalik oma klientidele, oma inimestele vahendada. Ja tegelikult seda, et sotsiaaltöö oleks ühiskonnas väärtustatud, mainekas, et inimesed oleksid heade oskustega, et ka sotsiaaltöötaja eetika oleks paigas, siis selleks on ikka väga palju panustanud ka Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon. See koostöö, mis meil on olnud suurepärane ja ma väga loodan, et see ka jätkub, sest ei ole võimalik tegelikult luua keskkonda ainult keskvalitsuse või riigi poolt, et see on ikkagi midagi, mis ka kasvab alt ülespoole. Ja lõppeks iga sotsiaaltöötaja töötab ju oma tööperes ja selles keskkonnas on tema otsesed ülemused ka need, kes saavad aidata vaimset tervist toetavat töökeskkonda luua. Nii et ma usun, et nii assotsiatsioon ise, inimesed individuaalselt ise oma oskuste arendamisel, tööandjad, kelle juures meie sotsiaaltöötajad töötavad, kui ka siis riik, kes kõik ühiselt saavad luua keskkonda, mis toetab sotsiaaltöötajat, et tema omakorda saaks toetada meie inimesi. Kui nüüd võtta selle tänase konverentsi teema ja need alapealkirjad, et mis võiksid olla need mõtteterad, mis teie täna siit oma töösse iga päeva kaasa tahaksite võtta? Ma arvan, et selleks, et me vastu peaksime oma töökohal, sest sotsiaaltöö on alati keeruline. Iga kliendi lugu on ainulaadne, iga kliendi lugu võtab osakese meist sotsiaaltöötajatest ju kaasa ja alati mitte kõige meeldivamas või kergemas võtmes. Et
ta tuleb iseenda vaimset tervist, selleks omakorda on vaja tegeleda füüsilise tervisega, on see siis uneaeg, puhkus, perega koos olemine, liikumine, söömine, et ma arvan, et see enese hoidmine on hästi oluline ja teisalt, mida siis ka koos on võimalik teha, nende samade teadmiste, kompetentside loomine, mis annavad meile selle enesekindluse, olla oma tööpostil just see, kes me oleme. Ehk siis tänase konverentsi kokku võiks võtta niimoodi selle mõttega võib-olla, et sotsiaaltöö ongi inimeselt inimesele ja inimesed omavahel koos ja ühiskond omavahel koos ja koostöö. Ma väga tänan teid selle intervjuu eest, aitäh ja ilusat konverentsi jätku! Suur aitäh teile ja ma tõesti loodan sellest konverentsist väga palju ja ma usun, ma tegelikult tean ette, et ma ei pea pettuma, sest vaadates nii teemasid kui esinejaid, siis ma usun, et tulevad suurepärased 2 päeva. Tere tulemast, Mihkel Lees, siia konverentsile täna. Hooldereform on viimasel ajal väga palju kajastust saanud. Millised arengud on Tartu linn sellega seoses juba plaaninud või plaanib võtta? Mis võiksid olla need positiivsed asjad selle juures? Inimeste jaoks kahtlemata hooldereform on positiivne, kuivõrd pikaajalises hoolduses hooldekodu kohatasu on olnud ju inimeste jaoks üks suuremaid muresid, miks ehk hooldekodusse ei jõuta, et lihtsalt hooldekodu koht on olnud liiga kallis. Ja kindlasti inimeste tasemel aitab see ja väga kenasti seda probleemi lahendada. Mure on hooldereformiga see, et mõnevõrra on ta siiski alarahastatud. Kohalikud omavalitsused on hinnanud, näiteks Tartu ikkagi tunduvalt rohkem inimesi, kui me alguses plaanisime. Teenusele on läinud tunduvalt rohkem inimesi ja me näeme seda, et järgmise aasta puudujääk ehk 2025. aasta puudujääk näiteks Tartu eelarves võiks olla suurusjärk 1,6 miljonit eurot, mis on väga suur raha. Tallinn on rääkinud 7 või 8 miljonist eurost. Nii et me peame tegelikult enda käest küsima, et kas sellisel kujul, nagu hooldereform praegu siis pikaajalist hooldust ette näeb, et kas tegelikult me riigina nii keskvalitsuse rahakoti mõttes kui omavalitsuse rahakoti mõttes oleme võimelised sellist reformi või sellist süsteemi ka pikemaajaliselt üleval pidama. Ja tuleb küsida ka selle järele, et milline on siis ikkagi hoolekandes inimese enda panus ja kuidas me võib-olla tahaksime, et see ajas muutuks. Kuidas täna tundub, kas selle hooldereformi valguses võidab täna kõige rohkem riik, see inimene või klient siis, või siis see töötaja, kes selle valdkonnas töötab, või suudab see hooldereform täna kõik need 3 osapoolt ühendada? Ma arvan, et hooldereformist võidab kõige rohkem kahtlemata klient, kelle jaoks, nagu eelnevalt öeldud, ikkagi hooldekodu koha eest tasumine on muudetud tuntuvalt soodsamaks. Omavalitsuste jaoks on see reform äärmiselt keerukas reform, kuivõrd, nagu öeldud, vähemasti järgmise aasta kontekstis tundub juba, et riigi poolt eraldatud vahenditest ei tule reformi selliseks ellujäämiseks või elluviimiseks välja ja see tähendab, et omavalitsused peavad tublisti leidma oma vahendeid juurde. Paraku me teame, et nii nagu keskvalitsusel on vahenditega raskusi, nii kui omavalitsuste rahakott ei ole põhjatu. Nii et me tegelikult peame enda käest küsima pikaajalise hoolduse kontekstis, et kuidas me tuleme toime 3, 5 või 10 aasta pärast, kes kui palju siis erinevate teenuste eest tasub ja milline saab ikkagi olema inimeste enda panus erinevate sotsiaalteenuste toimimisse. Kas siin võiks olla tuleviku mõte, et kui praegu tundub, et hooldejärjekorrad on juba väga pikad ja inimestele kohti ei jätku, kas see võiks olla ka võimalus erasektorile ka koduhooldusteenuse pakkumisena? See võiks olla kindlasti võimalus erasektorile ka koduhooldusteenuse pakkumisele, aga täpselt samamoodi peame me küsima enda käest, et kui erasektor pakub koduhooldusteenust, siis mis mahus tasub selle koduhooldusteenuse eest kohalik omavalitsus, mis mahus eeldame me tegelikult inimeste omaosalust ja need on need küsimused, mis tuleb läbi arutada, et 2025. aastal jõustuv koduhoolduse reform oma olemuselt jällegi inimese vaates kahtlemata väga kena. Lisandub terve ports uusi teenuseid, mida siis kohalik omavalitsus peab inimestel hakkama aidata korraldama, aga ausalt öeldes vähemasti Tartu kontekstis ma ei ole isegi suutnud veel seda raha kokku arvutada, mis sinna võib täiendavalt minna. Nii et siin jällegi rahastusküsimus, meie võimekuse küsimus ja küsimus selle järele, kuidas me suudame ikkagi suhteliselt väikeste vahendite
üritage pakkuda inimestele võimalikult optimaalset ja efektiivset teenust, et need on need suured küsimused. Kui nüüd võtta tänane ühiskondlik olukord ja erinevad kriisid, mis meid on siin viimaste aastate jooksul tabanud, siis mis oleksid teie mõtted või soovitused selles valdkonnas töötavatele inimestele täna, et kuidas seda enesehoidu hoida seda töörõõmu, hoida seda tegutsemistaset, sest see valdkond kindlasti ei ole mitte kergete killast? Ma arvan, et vaimse tervise temaatika viimastel aastatel just tänu neile kriisidele mingis mõttes. Nii COVID-kriisile kui Ukraina sõjal on tulnud minu hinnangul väga tänuväärselt fookusesse ja selle eest tuleb küll tunnustada ka ministeeriumi, et vaimse tervisega on hakatud väga tõsiselt tegelema ja kindlasti sotsiaalvaldkonna töötajad on eesliinil vaimse tervise mõttes, et see töö on väga kurnav, see töö on väga keerukas. Ja mis seal ikka? Me peame aitama sotsiaalvaldkonna töötajatel hoida töörõõmu, hoida nii-öelda enda mõtted korras. Kui vaja on, siis me peame sotsiaalvaldkonna töötajatele pakkuma väga selgelt vaimse tervise abi, nii ennetuslikku abi kui abi juba ka siis, kui võib-olla natuke on ennast juba nii-öelda nurka või krussi mõeldud, et oleks võimalik sellest välja tulla. Ja see on küll üks koht, ma arvan, et kus me nii-öelda kokku hoida ei saa, sest et me teame, et meil on sotsiaalvaldkonnas inimesi pigem puudu, kui neid tuleb väga palju juurde. Nii et see selline inimeste toetamine või aitamine on kahtlemata üks suur märksõna. Kui vaadata nüüd tänase seminari või konverentsi peateemat ja ka neid alateemasid, siis mis võiks olla see, mis teid ennast võib-olla kõige enam kõnetab või mida teie võtaksite siit oma igapäevatöösse kaasa? Ma arvan, et kõige olulisem on koostöö keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse, meie heade partnerite vahel, et neid suuri sotsiaalvaldkonna väljakutseid, eriti seda väljakutset, et kuidas ikkagi suurenevate soovide ja kahanevate ressursside tingimustes suuta siis inimestele pakkuda võimalikult optimaalselt ja võimalikult head ja häid sotsiaalteenuseid. Ja lõpetuseks nüüd üks selline küsimus, et kui teie oleksite nüüd homme sotsiaalminister, mis oleks siis see esimene suurem muudatus, mida teie näeksite, et oleks vajalik täide viia? Ma arvan, et ma väga tõsiselt hakkaks tegelema pikaajalise hoolduse küsimusega nii-öelda 5, 10 või 15 aasta perspektiivis ja küsiksingi neid küsimusi enda käest, oma töötajate käest, partnerite käest, et kas see süsteem, mille me oleme täna valinud, kas see on jätkusuutlik süsteem ja kui ta ei ole, siis mida me peaksime tegema, et inimesed saaksid pikaajaliselt hooldatud ka 50 või 15 aasta pärast. Suur tänu teile, Mihkel Lees, nende mõtete jagamise eest ja soovin teile meeldivat konverentsi jätku. Aitüma! Meiega on täna siin ka Sirlis Sõmer-Kull, kes on Eesti Töötukassa juhatuse liige ja kes veab tänast ühte paneeli teemaga muutuv töömaailm, muutuvad ootused tööle ja töökohale. Teie töötoa paneeli teema on muutuv töömaailm, ootused tööle ja töökohale. Töötukassa tegevuses on täna lisaks tööd otsivatele inimestele ka palju muud tegevused ja suunad, sealhulgas ka töövõime hindamine näiteks. Milline on meie tänane töömaailma tervikpilt ja töötava inimese profiil? Kuidas teile tundub? Tänane töömaailm tegelikult muutub kogu aeg. Kui rääkida tänasest päevast, siis üldiselt on keerulised ajad, tööandjad värbavad vähem ja hoitakse inimesi ja vaadatakse, mis majanduses toimub, aga tavaolukorras ja kui me mõtleme nüüd hoolekande ja tervisevaldkonnale, siis siin ikkagi on selline pidev tööjõu vajadus ja pidevalt tööandjad tegelevad sellega, et leida töötajaid ja kui vaadata ka sotsiaalvaldkonna OSKA uuringut, siis selle prognoosi järgi aastast 2030 peaks sotsiaalvaldkonnas laiemalt siis juures olema pea 3000-2000 töökohta, mis on päris suur maht. Ja me töötoas ka uurime seda, et kas see on juba tundeasutustes, kas juba värvatakse või pigem siis püütakse tänaseid tühje kohti täita, et kuidas see töömaailm hoolekande valdkonna poolt paistab, aga üldiselt on see kasvav valdkond. Eile oli ka just Tartu Tervishoiu Kõrgkooli karjäärimess, kus oli ka väga paljud erinevad haiglad, organisatsioonid, ühendused ja ka nende tagasiside oli, et töötajatest on väga suur puudus just sotsiaalvaldkonnas. Et kas on mingeid ideid või mõtteid, et kuidas neid auke täita või mis võiks olla see, mis tänase inimese jaoks või tööd otsiva inimese jaoks muudaks selle töökoha just sotsiaalvaldkonnas rohkem atraktiivseks? Ja et Töötukassas me ka tegeleme aktiivselt töövahendusega, et tuleme tööandjatele appi, kui on vaja leida töötajad ja kui nii-öelda turult neid
kohe ei tule, ehk et tööandja paneb töökuulutuse ja on inimesed olemas, et on vaja laiendada sellist otsinguprofiili ja leida inimesed tõesti, mis me näeme, et tänaste tööotsijate seas, kes siis on erialase ettevalmistusega ja on valmis siis asuma sotsiaalsektorisse tööle, et neid on vähem kui see tööpakkumiste või töö värbamise ootus. Ja mis siin nagu võtmesõnad on, et me ju teame ka seda, et sotsiaalvaldkonnas koolitatakse rohkem inimesi, kui nad tegelikult tööle asuvad. Ja eks nagu kõige tähtsam küsimus on ikkagi töötasu, et kui palju on võimalik inimestele maksta. Ja me teame, kui väga palju kuuleme õpetajatest, et peaks olema kõrgem kui keskmine, et tegelikult sotsiaalvaldkonna töötajad, paljud on ka kõrgharidusega inimesed, et tegelikult meie valdkonna palgatase on ikkagi palju madalam, kui inimeste ootus on. Aga kindlasti lisaks sellele töömaailmas on ootus, kui vaadata uuringuid, siis noored väärtustavad hästi sellist mõtestatust ja et see töö, mis me teeme, et sellel on tähendus, sellel on väärtus, hoolitakse erinevatest inimestest töökohal, et asutused ise peavad ka pingutama, et tutvustada, brändida heas mõttes neid töökohti ja eks me sotsiaalvaldkonnas on natuke see maine teema ka, et kindlasti on siin asutustel, tööandjatel ka väga oluline roll rääkida, et see kõik on muutunud, et täna töö sotsiaalvaldkonnas on teistsugune, kui see võib-olla oli 10-20 aastat tagasi. Tänapäeval on hästi populaarne, et erinevad ettevõtted ja organisatsioonid toetavad just selliseid töid tegevaid inimesi erinevate supervisioonide, coachidega. Kas see võiks olla ka näiteks üks lahendus võib-olla sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele, et just hoida seda enda vaimset heaolu, et mitte kaduda ära sellesse keerulisse maailma, mis iga päev võib-olla endasse tõmbab, et need situatsioonid kunagi ei ole lihtsad? Ja see on väga õige tähelepanek, et kuna nagu ka siin sotsiaalminister mainis, et sotsiaalvaldkonna inimesed töötavad eesliinil ja töötavad inimestega, kes ikkagi on sattunud raskustesse ja nad vajavad tuge, et oma eluga edasi minna ja see paneb väga suure pinge sellele eesliini töötajale, mis on hästi oluline, et tööandjad mõtlevad selle peale, kuidas töötajaid hoida ja see enesehoiusüsteemi olemasolu töökohal on väga tähtis asutuses ja tõesti need supervisiooni, mentorluse, kovisiooni võimalused on väga olulised. Seda asutused järjest mõtlevad selle peale, on neid, kellel on sellised võimalused loodud, aga kindlasti on siin kõvasti arenguruumi ja see on ka asi, mida tööandjad peaksid läbi mõtlema, et kuidas nad hoiavad töötajaid ja kui nad värbavad, nad saavad juba öelda, et meie asutus hoiab töötajaid, meil on sellised võimalused olemas. Kui nüüd mõelda sellele tänasele konverentsi teemale, et sotsiaaltöö kuhu ja edasi tulevikus, et mis võiks olla teie mõte või soov, mida siit tänasest konverentsist 2 päevalt nüüd kaasa võtta oma töösse või iga päeva, mida rakendada? Ja mulle endale meeldib öelda, et ma olen hingelt sotsiaaltöötaja, et ma olin üks esimesi, kui üldse sotsiaaltööõppe tuli Eestisse siin 90ndate alguses esimeste lendudes osaleja ja kogu selle oma elu sõltumata, kus valdkonnas ma töötan, oleme alati kaasa elanud sotsiaalvaldkonnale, sotsiaaltöötajale ja mulle alati tundub, et jah, see valdkond on surve all mõnikord ja võib-olla see maine ei ole alati kõige parem, aga mulle endale tundub, et kõige tähtsam on mitte ise ennast ära kaotada, ennast kui töötajat väärtustada, oma eriala väärtustada, et kõik saab meist endist alguse ja ma arvan, et selle konverentsi väärtus on kindlasti see, et kogukond saab kokku, samad tööd tegevad inimesed saavad kokku, kohvipausil saab näha kedagi teist. Ma arvan, et see on see minu jaoks võib-olla kõige suurem väärtus nendel konverentsidel ja et kogukond tunneks ennast tugevana ja saaks üksteist toetada ja et inimesed ei kaotaks ennast ära, vaid usuks, et see kõik, mis me teeme, on väga oluline. Suur aitäh teile, Sirlis, ja ilusat konverentsi jätku. Meiega on täna siin ka Anu Reim, kes on siis Eesti Perearstide Seltsi esindaja. Tere, Anu! Tere! Teie osalete töötoas, kus paneeli teema käsitleb tervishoiu ja sotsiaaltöö koostööd ja või selle võimalikkust. Kuidas täna need 2 valdkonda omavahel toimivad ja kus on kõige suuremad kitsaskohad võib-olla just meditsiini poole pealt vaadates?
Kui ma vaataksin inimese poole pealt, siis inimesele endale, temale tähendab seda, et tal on mure. Tema tegelikult ei tee vahet, kas see on nüüd tervishoiumure või on sotsiaalmure. Ja siis see on mõnikord isegi natuke segadust tekitav, et kuhu ta nüüd oma murega peab pöörduma. Ja alati ei oska kohe ka esimest sellist ust leida. Et sageli meil tegelikult jõuavad sotsiaalprobleemid tervishoidu ja tervishoiuprobleemid sotsiaalsüsteemi. Aga ometi on nii-öelda, et kuna süsteemid on riigi mõttes erinevad, on see suhtlus natukene ka lünklik täna. See ei tähenda muidugi, et see suhtlust ei oleks. Tegelikult väga paljud sotsiaaltöötajad, väga paljud nii perearstid kui ka teised tervishoiutöötajad omavahel pidevalt suhtlevad. Aga siiski me näeme, et seal on takistused, infovahetus on keeruline, seal on see bürokraatlik osa, et kuidas me üksteise andmeid kaitseme. Ja täna me ei saa nagu sellist õiget koostööd, kus me üksteist tegelikult väga palju näeksime. Ehk siis need probleemid küll, me tutvume üksteise probleemidega, me küll näeme neid, me sageli üritame inimest aidata ka teises valdkonnas kui enda oma, aga see on sageli ka keeruline, sest et takistused on ees. Kui nüüd võtta tänast seda konverentsi teemat, mis siin nüüd 2 päeval on ja erinevaid alateemasid, siis mis võiks olla see enda mõte või see väike idu, mida siit kaasa võtta oma töösse ja oma igapäeva? Ma arvan, et see võiks olla, et just julgustada koostööle, julgustada seda kõne tegema teisele osale poole, rääkima oma muredest ja et tervishoiuosutuse jaoks tähendab seda, et patsiendil ka sotsiaalset elukeskkond üldse uurima, sotsiaalseid muresid üldse ka uurima ja küsima, et mis tal tegelikult sealtpoolt muret teeb. Et me ei saa, tervise sotsiaalosa on väga tugevalt seotud. Kui inimesel on sotsiaalmure, siis see sageli avaldub tal lõpuks tervisehäirena ja teades ühte asja, me saame teda paremini aidata terviklik me saame paremini aidata koostöös, nii et just julgustan kõiki väga palju koostööd tegema just selle teise osapoolega. Suur tänu teile, Anu, ja meeldivat konverentsi jätku. Aitäh teile. Oleme siin vahepeal kinni püüdnud ka tänase ühe osaleja, Regina Lind, kes on siis ajakirja Sotsiaaltöö vastutav toimetaja. Tere, Regina! Tervist! Mis võiks olla see märksõna või mõte, mida siit seminarilt, konverentsilt nende 2 päeva jooksul enda töösse ja igapäeva kaasa võtta? No siin on tegelikult kõik teemad hästi olulised, mis on praegu sotsiaaltöötajate jaoks need teemad, kuidas nad ennast tunnevad, kuidas nad näevad ennast oma igapäevatöös ja samuti, mis on toimumas üldse hoolekandega, kui palju on vaja teha koostööd teistega, kuidas muuta oma töö. Kui nüüd võtta teie igapäevatööd, siis mis on olnud selle aasta jooksul võib-olla kõige sellisemad läbivamad teemad või tagasisidet saanud teemad, mida teie ajakiri on kajastanud? No, üks asi, mida väga meil ajakirjas loetakse, on ikkagi teiste kogemused. Et paljudes kohtades nähakse väga vaeva sotsiaaltöö arenemisega, et see oleks professionaalne ja siis meile kirjutavadki inimesed, kes sotsiaaltööd teevad, et kuidas mõnes omavalitsuses, mõnes asutuses on sotsiaaltööd läbi mõtestatud ja samuti, kui on ka mingisugused probleemid, siis kuidas neid ikkagi lahendada, näiteks väärkohtlemise ennetamine oli üks tähtis selline aruteluteema. Samuti kogukonnatöö on üks, et meil oli üks täiesti erinumber, mis laiendas vaadet sotsiaaltööle, et seda saab teha koos kogukonnaga. Ja nüüd oleme ette valmistamas numbrid, kus on sotsiaaltöö ja tervishoiu kokkupuutepunktid ja sellepärast tulime ka siia konverentsile ka kuulama, mis on head kogemused. Suur tänu teile, Regina, oma mõtteid jagamast ja soovime teile põnevaid hetki siin konverentsil nendel 2 päeval. Meiega on siin Ave Ungro, Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht. Tere, Ave! Tere! Kui nüüd vaadata tänast seminari, teie osalete töötoas, kus paneeli teemaks on tuleviku oskuste ja kutsete süsteem ja selle toetus sotsiaalvaldkonda. Milles selline teemaalgatus ja mis võiks selle tulem tänases töögrupis olla? See teemaalgatus tuleneb nii Kutsekoja siseselt kui ka Kutsekoja väliselt, et ühest küljest siis maailm meie ümber on muutumas, ametid on ka muutumas, me ei õpi enam tihtipeale koolis selgeks ühte valmis ametit, vaid peame olema valmis tööturul nii-öelda kogu aeg olema sellised kameelionid, pidevalt muutuma, omandama uusi oskusi. Ja milliseid oskusi ja milleks
et seda ju tegelikult Kutsekojas uuritaksegi ja sellega tegeletakse, nii et ja kuna need muutused on viimasel ajal nii kiired, siis tegelikult Kutsekoja jaoks on ülioluline saada see põhiline teadmus ikka valdkonnasiseselt ja oma eriala ekspertidelt, nii et see on täpselt see õige koht, kus me olema peaksime. Ja teisest küljest on siis kutsesüsteem tegemas läbi reformi, õigemini, ise ma nimetaksin seda selliseks minireformiks, aga selle minireformi käigus tuleb meil rihtida oma eesmärgid väga hästi paika ja aru saada ikkagi väga täpselt, mis on nagu need vajadused, mida me peame katma ja juba siis sellest tingituna on hästi huvitav jällegi kuulata ikkagi eriala ekspertide arvamust, et kuidas nemad näeksid, et kutsesüsteem, kutsestandardi koostamine, kutsete andmine, kõik need haldussüsteemid ja e-süsteemid, mida arendatakse, et kuidas need peaksid neid toetama ja kus nad näevad vajakajäämist, nii et seda teadmist kõike tahaks täna koguda. Kui teie nüüd võtate isiklikul tasandil ja oma tööd arvestada, siis mis võiks olla teie jaoks oluline see mõte või soov või ootus, mida siit konverentsilt nendel 2 päeva jooksul enda töösse kaasa võiks võtta? Minu jaoks põhiline ongi aru saada, mida inimesed tegelikult vajavad. Et see ja kuidas inimesed asju just nimelt oma isiklikust perspektiivist näevad, et ma näen hästi palju avalikust sektorist sellist projektipõhist mõtlemist ja kuidagi mingisuguste nagu kõrgemalt seatud eesmärkidest lähtuva eesmärgi sõnastamist, mis tegelikult ei pruugi olla seotud töötajate ja nende erialaspetsialistide päris vajadusega, nii et mina tahan seda teada saada ja koguda, aga see on minu tööks ka väga vajalik. Suur tänu, Ave, ja soovin teile kena konverentsi jätku. Aitäh, teile ka. Oleme leidnud siit järgmise osaleja. Tere! Tere! Mis valdkonnas teie sotsiaaltöös toimetate? Praegu kohalikus omavalitsuses, aga pikalt olnud lastehoolekandes. Mis võiks olla teie jaoks see oluline mõte või ootus siit selle aastaselt konverentsilt, mida võtaks kaasa? Ma mõtlesin just, kui minister Signe Riisalo rääkis, et sotsiaaltöötajad on kriisis olnud, siis seda ma nagu tunnetan oma meeskonna pealt ka, et need järjestikused mitu kriisi, mis on olnud, et me saame inimestena kõik kuidagi natuke pihta, kes rohkem, kes vähem, aga meie töötame nende inimestega, kes pigem on saanud valusamalt pihta. Et ma võib-olla natuke otsin siit neid mõtteid, kuidas hoida oma inimesi, kuidas hoida neid, kes peaksid abistama, kes peaksid toetama. Et see võib-olla on minu selline... Ühe osalejana on meil siin ka Sander Sassi, kes on siis koduhooldusteenuse tegevjuht Estkeris. Kuidas sulle, Sander, tundub tänane konverents? Mis mõtted on jäänud kõlama? Mis on enim kõnetanud või mis võiks olla see, mida siit võiks kaasa võtta või mis on olnud need ootused, millega sai siia tuldud täna? No, sotsiaalvaldkonnas on vaja ikkagi, katusorganisatsioonina on seda väga vaja, aga inimesed on rääkinud enda tööst, oma mõtetest ja tegelikult meil on seda väga vaja. Ja nendele samadele sotsiaaltöötajatele, kes täna siia on kogunenud, on ka nagu annab innustust, et nad saavad teistsugust informatsiooni, mida nad võib-olla oma igapäevases töös ei näe ja ei saa. Siin ka abilinnapea ja nii mõnigi teine tõi välja selle, et tegelikult on praegu järjekord ukse taga nii hooldusteenuses kui hooldajakodudes, aga samas ressurssi jätku igal moel. Kas siin võiks olla see võimalus, kus erasektor ja kohalik omavalitsus leiaks koostöövõimaluse või kuidas teie praktika täna senini on olnud koduhooldusteenusega? Tänane praktika on see, et hooldusreform on kujunenud nii-öelda läbi kukkunuks, sellepärast, et me erasektorina oleme täna valmis teenust osutama, aga meil ei ole kliente. Samas, kui me vaatame hooldekodu poole peale, siis hooldekodus on järjekord pikad. Mis see põhjus on? Kliendid on öelnud meile seda, et nende arust oli see reklaamlause, et igale inimesele või pensioni eest hooldekodu koht. Nad läksid sinna hooldekodu järjekorda, lootes, et seal saadakse nagu natukene seda soodustust, aga nüüd nad ootavad seal järjekorras ja ootavad siis teist lahendust. Et selles mõttes ma ei ole sellega nõus, et meil ei ole täna teenusepakkujaid. Meil on täna teenusepakkujad olemas. Erasektor on väga jõuliselt tulnud koduhooldusmaastikule. Estkerina võin öelda, et me oleme Eestis number 1 ja
nii et tegelikult ongi siin vaja ikkagi omavalitsuse ja riigipoolset koostööd. Ja täna olen mitmele konverentsi nii-öelda siin ka esindajale öelnud, et me peame istuma maha, kaasa arvatud ka Tartu linnavalitsuse ja siis allasutusjuhtidega, et leida lahendus sellele, kuidas me ikkagi selle probleemi lahendaksime ära inimeste vaates. Et üks asi on see, et me vaatame poliitilist poolt, aga teine pool on see, et me peame ikkagi selle inimese, kes täna abi vajab, tema olukorra ära lahendama. Suur tänu mõtete jagamise eest, Sander, ja mõnusat konverentsi jätku. Aitäh teile! Meie juurde on jõudnud Rutt Helm, kelle töötoba just lõppes ja kelle paneeli teemaks oli meditsiini ja sotsiaaltöö terminoloogia ja nende vaheline koostöö. Kuidas töötuba läks? Ma tahaks loota, et hästi. Palju oli erinevaid näiteid selle kohta, et mis kohas nähti terminoloogilisi probleeme sotsiaalvaldkonnas ja kuna kuna mina töötan meditsiinivaldkonna terminoloogia kallal, siis me oleme oma töödega jõudnud sellisesse hetke, kus me näeme, et see koostöö sotsiaalvaldkonna terminoloogiaga oleks tegelikult juba hädavajalik. Et kuna me töötame ikkagi ühe inimesega, tema tervise ja heaoluga, siis meil on päris palju selliseid terminoloogilisi kokkupuutepunkte, kus me võiksime ühise laua taha istuda, nendel teemadel rääkida, sest ütleme nii, et moodne maailm on toonud ka sellise vajaduse, et selle inimese nii-öelda toetamisel tema tervise teekonnal me peame üha enam mõtlema seda, mis sõnu me kasutame, et mitte riivata tema tundeid. Ja kuna see nii-öelda sõna jõu temaatika on terminoloogias aina rohkem kanda kinnitav, siis me lihtsalt peame omavahel kokku leppima, et kuidas me seda inimest hoiame. Ehk siis keelega saab inimest pisendada, aga keelega saab inimest ka võimestada. Nii et me pigem tahaks tegeleda selle võimestamisega, aga tahaks seda teha nagu ühiselt, et me nii-öelda saavutaksime selle võimaliku kasu siis sellest tegevusest. Kuidas hetkel mulje jäi või tunne, et kas need kaks valdkonda võiksid leida ühise keele? Absoluutselt. Küsimus on tegelikult olenemata sellest, et me kogu aeg tõdeme seda, et meil ei ole inimesi, aega ja raha. Ma siiski usun, et me üpris ruttu selle ühise laua taha ikkagi istume, sellepärast, et ma tegin selles töötoas ühe sellise pisikese algatuse, et nad kirjutaksid üles need terminid, mis nendel oma valdkonnas tekitavad segadust. Ja ütleme see lehtede ports, mis ma tagasi sain, oli ikkagi selles mõttes muljet avaldav, et järelikult sotsiaalvaldkonna terminoloogia kohe kindlasti vajab korrastamist. Meditsiinivaldkonna terminitöös on päris palju asju tegelikult ka juba tehtud. Me saame aidata erinevate niisuguste protseduuridega, me saame aidata töörühmade kokkukutsumisega, me saame aidata ka sellega, et näiteks kui on tarvis kokkuleppeid, ehk siis neid termini kokkuleppeid avaldada, et kus me seda teeme, meil on see platvorm olemas. Nii et ma usun küll, et see juhtub pigem varem kui hiljem. Või vähemalt tahaks loota. Selline mulje jäi küll, jah. Kas te võite siia mõne näite tuua mõnest terminoloogiast, mis ebakõla tekitab, et kui meid vaatab mõni inimene, kes ei ole kummaski valdkonnas tegev, et tekiks ka arusaam, et millistest sõnadest või millisest terminoloogiast me näiteks räägime? No ütleme nii, et kui mõelda nagu sotsiaalvaldkonna terminitest, siis mitte väga ammu tagasi me istusime ühe klassifikaatoriga seoses maas sotsiaalvaldkonna inimestega ja arutasime siis, et kuidas defineerida puuet kui sellist. Ja nüüd see puue meil on ta seaduse tasandil defineeritud, ta on erinevates dokumentides samamoodi, nii-öelda seadust järgivalt defineeritud. Samas on ta kõige käidavamas kohas, nagu Wikipedia defineeritud teistmoodi. Ehk siis seal on üleval see nii-öelda vananenud definitsioon, võib isegi öelda, et inimest natukene halvustav definitsioon. Et ma usun küll, et see on esimene koht, kus tuleks nagu mõelda, et mis on need kõige käidavamad kohad, kus ka teised võivad vaatamas käia meie valdkonna terminoloogiat, eks? Ja kas me peaksime ikkagi ette võtma selle, et meie kõige kesksem terminoloogia, sotsiaalvaldkonnas paraku see puude temaatika on üks kesksemaid teemasid, et siis kas ta on ikkagi nagu tänapäevastatud ja korras?
Kui nüüd välja jätta teie enda töötoapaneel ja teema, siis mis on see muu või mõte, mis on siit tänasest konverentsipäevast jäänud kõnetama või mõttesse, mida võiksid oma igapäevatöösse kaasa võtta? Mulle väga meeldis ettekannetest Tartu Ülikooli maine teemaline ettekanne ja ma kohe suutsin ennast samastada, et ma töötan tegelikult väga ägedas kohas, väga ägedas organisatsioonis, Tervise Arengu Instituudil on tegelikult hea tööandja kuvand. Meie organisatsioon on nähtav, me tegeleme asjadega, mis lähevad inimestele korda, me avaldame rahvastiku tervise nii-öelda näitajaid ja see on teaduspõhine kõik ja tõenduspõhine, ehk siis meid usaldatakse ja tegelikult olenemata tõepoolest sellest, et aeg-ajalt on tööl raske ja tööd on palju ja tahaks nagu vinguda, siis kui keegi sulle ütleb, et tead, sa töötad jumala ägedas kohas, siis ma arvan küll, et Tervise Arengu Instituut selles mõttes on hea koht ja see jäi sealt mulle kuidagi nagu, ma nagu suutsin leida selle nagu mõtte enda jaoks, et see oli kihvt. Taaskord oleme saanud ühe osaleja siia intervjuud andma. Tere, kellega tegu ja mis valdkonnas sa sotsiaaltöös tegutsed? Tere, mina olen Mari-Liis Taal ja töötan siis Viljandi hoolekandekeskuses. Teen kõiki ameteid ausalt öeldes. Ma olen tegevusjuhendaja, juhi abi, hooldusjuht ja nii edasi. Ja täna ma olen nii õnnelik, et ma siin olen tegelikult. Ja see, et see hommikul, kui ma siia sõitsin, tegelikult see mõte, ma ütlesin oma sõidukaaslasele ka, et kuidagi jutuks tuli ja ma ütlesin, et tuli meelde see siin me oleme lause, et aga ikkagi inimene, et ongi see, et me võime küll olla spetsialistid, sotsiaalvaldkonna spetsialistid, aga kui meie vastas istub klient, inimene, kes vajab abi, siis tegelikult tema on see spetsialist. Tema on oma juhtimisspetsialist ja mina ei ole siin selle jaoks, et tema elu ära lahendada või seda olukorda ära lahendada, vaid mina olen see kaasmõtleja, mentor, tegelikult isegi võiks öelda. Ja me oleme kaasmentorid. Tema räägib mulle oma juhtumit ja mina annan talle nii-öelda tööriistu, mida mina oma kogemusest lähtuvalt siis näen, et tal võivad abiks olla. Et me ei mõtleks, et kuidagi mina olen nüüd tähtsam, sest ma olen spetsialist. Et me tegelikult oleme mõlemad spetsialistid, tema on lihtsalt oma kogemusest lähtuvalt spetsialist ja mina olen siis haridusest ja kogemusest lähtuv spetsialist. Et see on nii oluline teema, ja mis see teeb? See võtab ära üksikisiku vastutuse selles mõttes, et just kui mina spetsialistina vastutan nüüd selle eest, kas kliendil on hea või ei ole, vaid tekib kaasvastutus. Me koos vastutame praegu selle lahenduse eest, et sinul oleks hea, et minul oleks hea, et see inimene tunneks, et tema on ise tulnud toime selle keerulise olukorra lahendamisega oma elus. Ehk siis ma annan talle tegelikult ju nii-öelda jõudu juurde. See on nii tore, et sa selle välja tõid, sest seda on täna siin veelgi tulnud, et see ikkagi inimene, siis varasemalt on tulnud ka see lause, et inimeselt inimesele või inimesega koos üksteisele, et selline kõrvuti ja õlg õla kõrval olek on siin täna hästi mitmekordselt välja tulnud. Ja see sama asi ka, et me ulatame õnge, aga me ei püüa seda kala ära ja me ei tõmba seda võrku välja, vaid me anname selle vastutuse edasi, et inimesel tekiks see võimendunud eduelamus, et tema sai sellega hakkama ja sina oled täna see suunaja. Aitäh sulle selle intervjuu eest ja mõtete eest ja soovin sulle veelgi põnevamat konverentsi jätku täna ja homme. Taaskord oleme leidnud ühe osaleja, kellega meil on tegu ja millises valdkonnas sotsiaaltöös toimetate? Erihoolekanne on minu valdkond ja ka eakate üldhooldus ja ka toidupank. Kuidas tänane päev senini on möödunud, et esimene suur töögrupp on läbi saanud, mõned ettekanded on kuulatud, mis on täna need võtmesõnad või märksõnad, mis on kõige rohkem meelde jäänud või kõrva, mida tahaksid kaasa võtta täna? Ma ütleksin täiesti teemavälised, et kõige suurem on rõõm kohtuda kolleegidega ja kuulda, et ikka läheb hästi ja Eesti elu areneb, aga töötubadest võib-olla kõige rohkem see värbamine, et sealt sai nagu häid mõtteid, et millele rõhku panna ja paraku ka seda, et on vastuolu soovitustel ja Eesti Vabariigi seadustel, mis hea soovitus võib minna eri maksu alla. Et need on eraldi teemad, aga üldiselt päev on siiani väga tegus ja väga sisutihe olnud. Suur-suur tänu teile mõtete eest ja meeldivat konverentsi jätku, aitäh! Sellised olid esimese päeva mõtted ja ideed. Mida toob meile järgmine päev, seda näete juba järgmises saate osas. Jääge meiega!